Pealkiri nagu vaimne vorm, pikaealisuse suurim risk ja väljakutse. Kaur Lass, palun, annan kohe juhtme või mikrofoni üle. Tere kena sügispäeva kõigile, väljas on kuldne ilus ilm. Räägime kuldsest east ka, nii et teema ja aastaaeg lähevad kokku. Kui siin oli juttu robotitest, siis robotid on ägedad, tehisintellekt on ka äge. Aga kui meil siin ei ole seda enda intellekti ja see ei tööta nii, nagu meie ise vajame, siis on päris raske midagi elus saavutada. Ja mul on üks selline küsimus, et need, kellel oli koolis vaimse kasvatuse tund, tõstavad käed püsti. Ongi täpselt õige tulemus, mida ma ootasin, ühtegi kätte tõuse. Ja kui võtta vaimse vormi olemuslik probleem kokku, siis see ongi olemuslik probleem. Meil ei räägi keegi sellest lasteaias, koolis, ülikoolis ja meil ei räägita sellest töökohas. Ja kui küsida siit järgmine küsimus, et mida sa teed, et hoida ennast vaimselt vormis, siis kes teeb selle jaoks midagi iga päev, et hoida ennast vaimselt vormis, tõstab käe? No juba on pea pooled, mis on isegi vägevam tulemus, kui ma ootasin, aga see on äge. Ja tegelikult ongi vaja just nimelt iga päev treenida ka oma aju ja oma vaimset vormi. Sest kui see ei ole selline loomulik tegevus, nii nagu me käime jõusaalis, siis aju kängub. Ja kas või näiteks minnes tagasi ajas, siis 70. aastatel oli jõusaalis käimine üsna kummaline asi, et Arnold Schwarzenegger omal ajal väga kõvasti võitles selle eest, et käige jõusaalis treenige. Ja asi päädis siis sellega, et kunagi tehti Valge Maja ees suur selline demonstratsioon, kus president, kes tõstis ka natuke rauda ja siis asi muutus populaarsemaks. Täna on jõusaal igas kaubanduskeskuses. Kui me vaatame aga vaimset vormi, siis seda me ei treeni mitte kusagil ja siin on tulemus. Tulemus on päris karm, et tegelikult 9 inimest 10 on mingil viisil kokku puutunud vaimse tervise probleemidega. Britid loevad selles uuringus, mida Accenture tegi, siis selleks 9-10 ka need inimesed, kelle lähedane on näiteks probleemne ja ta peab temaga iga päev tegelema, isegi siis, kui ta ise on terve. Aga vaatame statistikat veel. Number 1/3 tähendab seda, et 1/3 Eesti haiguslehti võetakse vaimse tervise probleemidega. Aga, ja siin on väga oluline, aga vaadates erinevate maade statistikat, number varieerub, mul ei ole teil Eesti numbrit panna. Aga on väga selgelt välja öelda, et brittide uuringus toodi välja, et 42% inimesi võtab haiguslehe füüsilise tervise põhjusega, kui neil on vaimse tervise probleem. Mis tähendab, et tegelikult pooled haiguslehed väljastatakse vaimse tervise põhjusega, lihtsalt pooltel juhtudel seda ei öelda. Ja kui me vaatame asja olemust veel, siis kuni 2019 aastani ei olnud vaimse tervise teema Eestis sõna otseses mõttes mitte kellegi asi. Koolid ei tegelenud, töökohad ei tegelenud, haiglad siis tegelesid tagajärgedega. Aga vaimse vormiga ei tegelenud keegi. Ja alates siis 2019 aastat muudeti töötervishoiu seadust ja pandi ka selline konkreetne trahv 32 000 eurot, et kui tööandja ei tegele psühhosotsiaalsete ohutegurite ja vaimse terviste kahjustuste ennetamisega. Kui vaadata, kui paljud tööandjad sellega tegelevad, siis ma arvan, et riik saaksid väga suure trahvi raha koguda, sest enamus ei tegele. Ja kui me vaatame seda vaimse vormi olemust, siis ma proovisin siia panna siis asja niimoodi, et teie poolt vaadates siis vasakut kätt on see meie tänane maailm, kus meil ei ole oma sisemaailma juhtimisoskuseid. Ja kui meil ei ole oma sisemaailma juhtimisoskuseid, siis me ei oska ka seal juures teha mingeid tegevusi enda vaimses vormis hoidmiseks. Ja selle tulemus varem või hiljem on see, et keegi peab päästma uppujat. Ja selleks uppujaks, üllatus, oled sina. Ja lootus on see, et tuleb üks arst, kellel on tablett, kes teeb su korda. Mu endine abikaasa on psühhiaater ja ta on väga hästi öelnud, et sellist imetabletti ei ole ja tõesti ka ei ole olemas. On võimalik väga keerukate pikaaegsete teraapiate ja medikamentide koosmõjus siis inimesi ravida ja saab ravida ja tulebki ravida, mida varem, seda parem. Aga palju parem oleks see, kui me vahetaksime ära paradigma ehk vaataksime paremale poole. Õpiksime intrapersonaalseid oskuseid oma sisemaailma juhtimiseks, teeks tegevusi süsteemselt, mis hoiavad meid vaimselt vormis. Näiteks mina alustan iga päeva sellega, et istun 20 minutit vaikuses peale üles ärkamist ja laste kooli saatmist. Lihtsalt sellepärast, et vaikus taastab väga hästi vaimset vormi.
Kui meil on hea vaimne tervis, siis tegelikult on meil võimalus vaadata tulevikku ja suunata ise oma purjesid nii, nagu me tahame. Ja miks on see oluline, on see, et kui me veel vaatame natuke statistikat, siis 87% inimesi kogeb stressi. Ja küsimus on see, kas sina oled selle 13 hulgas, kes ei koge? Kui me vaatame täna, et meil on olnud vaimse tervise valdkonnas vaikus ja meil on olemas olnud pandeemia, mis tugineb hirmutamisele, ähvardamisele ja inimeste vaimse tervise probleemidega mitte tegelemisele, siis ma väidan, et see number ilmselt on hullem. Kahjuks ei ole mul seda numbrit võrdlevad analüüsid selle aasta kohta välja panna, aga ilmselt see 13% on veel väiksemaks kukkunud. Inimesed on ärevad, inimesed ärrituvad kergesti. Ja see on tegelikult väga suur probleem nendele, kes seda teevad. Ja kui me vaatame, et kas see on suur probleem näiteks töökohtades, sest ma vaatan, et enamus inimesi saalis ei ole täna pensionieas ja siin oli jutus ka sellest, et ka pensionärid võiks töötada ja ma lõpuks tõestan ka seda, et väga kõrges eas võib olla väga heas vaimses vormis. Aga et kui me vaatame, kas töökohtades on see vaimse vormi puudumine probleem, siis jah, 91% töötajatest väidab, et kui keegi teine on stressis, siis see mõjutab neid. Aga miks peaks keegi suutma mõjutada sind? Kas tegelikult ei ole nii, et sina peaks olema peremees selle üle, mis sul siin toimub? Siin sees. Võiks ju olla. Aga jah, kui me vaatame tõesti, et ainult 13% inimesi on nii-öelda heas vaimses vormis. Ja kui me vaatame seda, et kui suur on tööl kohalolek ja mitte töö tegemine, siis me näeme, et peaaegu 80% inimesi ei ole, inglise keeles on hea väljend, fully engaged ehk täiesti kaasunud töö tegemisse tööl olles. Kui me paneme siin stressistatistika vanusegruppide lõikes, siis me jõuame ka numbrini 80%. 80% inimesi ei ole tööl kaasunud töösse ja 80% inimesi kogeb stressi. Minul käib siin kohal küll kellukene, mis ütleb, et stress on probleem, miks inimene ei keskendu. Ja kui me vaatame stressi, siis stressi on kahte liiki. On olemas üks stress, mida kogetakse positiivsena. See on see innustav. See on see, mille peale inimesed käivad lõpuks bensihüpped tegemas. See on see, mille peale inimesed teevad üle tunde vabatahtlikult. Ja on olemas siis negatiivne stress, mille puhul on see, et enesetunne on kehv, et mitte kasutada ühte S-tähega eestikeelset sõna. Ja selle puhul inimene saab aru, et peaks midagi muutma elus. Aga kui tunne on selline, et siis pannakse edasi. Ja kuhu see viib? Kes teab, kuhu see viib? Ei kuule. Läbipõlemiseni viib. Ja viib selleni, et on näiteks ka palju lihtsamad asjad. Õlapinged, ärvitavus, ärevus, vaimne pingsus, magamatus, kurnatus, depressiivsus, äng, ahistatus. Kõik rasked sõnad. Ma ei tahaks nendele rasketele sõnadele keskenduda, vaid ma tahaks keskenduda sellele, et kuidas seda läbipõlemist vältida, kuidas seda stressiprobleemi vältida. Ja kui me vaatame veel selle aasta statistikat Ameerika Ühendriikidest, siis suisa 85% inimesi väidab ka seal, eelmine oli brittide 91%, aga 84% ameeriklasi väidab samuti, et kui neil endal on stress, enne oli, et siis teised ütlesid, et 91. Aga kui mul endal on stress, siis 84% inimesi väidab seda, et see segab tegelikult minu enda vaimset tervist. See mõjutab minu vaimset tervist. See häirib, kuidas minu sisemaailm toimib. Ja kui me vaatame nüüd tagasi Euroopa poole, siis Euroopa Liidus keskmiselt on 33,8 ehk 34% ettevõtetest olemas tööstressi ennetamise kava. Ja siis paneme siia Eesti numbri. 8,7. Päris jahmatav, eks? Kui me vaatame, kui suured on vaimse tervise kahjud, siis me kaotame aastas 572 miljonit eurot Eestis. Ja see oli 2 aastat tagasi. Täna on meil olnud nii inflatsiooni kui palgatõusu. Ehk number ilmselt on suurem.
kui me vaatame kobarkäkki, mis siin tekitati vaktsiini hirmutamistega ja kus lasti hulka vaktsiini õhku, siis kahju oli 3 miljonit. Meil on siin summa 572 miljonit, millega me ei tegele. Ja meil ajakirjandus on võimeline kirjutama päevade viisi 3 miljonist. No küll põhjendatult, aga miks me ei käsitle palju suuremat pandeemiat tänase välja mõeldud pandeemia käigus, nagu Ilja Lutsar ütles ühel hiljutisel konverentsil, et esimese lockdowni ajal Eestis ei olnud pandeemiat. Lihtsalt me ei teadnud, mida teha, kuulutasime välja. Aga meil on olnud pikka aega vaimse tervise probleem ja täna see viiruse pandeemia on põhjustanud vaimse tervise pandeemia. Võime pead liiva alla peita, aga küsimus on selles, kas sa kuulad? See, kes sa kuulad siin, kas sina saad midagi teha selleks, et hoida ennast vaimselt vormis? Ja kui ma vaatan, mis on pikaajalisuse võti, mis on tõhusa tegutsemise võti, mis on õnneliku elu võti, siis see on isiklik vastutus. Ehk sina pead ise tegema midagi enda vaimses vormis hoidmiseks. Pead on hästi julm sõna, eks? Pead, no mis mõttes ma pean? Kes olen mina, et öelda sulle, et sa pead? Tegelikult ei pea, ainu. Aga sa võiks. Asenda see sõnaga võiks. Asenda sõnaga, et ma võin. Ja asenda see sõnaga, ma saan teha midagi enda vaimses vormis hoidmiseks. Ja kui sa vaatad nüüd niimoodi, et mina saan teha midagi, et mul oleks hea, siis tõstke käsi, kes oleks valmis tegema midagi, et teil oleks hea. No, poole käti ei puudu, aga peaaegu kõik. Ja see on äge. Ja vot siin ongi tegelikult õige suhtumine. Ja see õige suhtumine on aru saada, et mis on näiteks positiivse stressi märgid. Kuidas kulgeb läbi põlemine? Mis on üldse läbi põlemine? Läbi põlemine on ennekõike tööalane probleem. Aga ta võib olla igas vanuses tööalane probleem. See ei sõltu vanusest, kas sa oled 15 või sa oled 20 või sa oled 90. Kui sa ei oska stressiga tegeleda, kui sa ei oska oma stressi leevendada, siis varem või hiljem puutud see kokku läbi põlemisega. Ja läbi põlemine ei ole veel vaimse tervise haigus. Ja see on 100% ennetatav asi. Ja kui me vaatame, paljud inimesed tunnevad, et nad on tööl koinatud selle sama ameeriklaste uuringu alusel, siis me jõuame numbrini 83%. Kui me vaatame seda, et kui paljud on nõus sellega, et nemad on tööl tundnud ennast väsinuna ja läbi, siis me jõuame numbrini 98,5%. Ehk me jõuame selleni, et tegelikult vaimses vormis, super heas vaimses vormis on võib-olla ainult 1,5% inimesi. 1,5. Ehk kui siin on meil saalitäis inimesi, siis on tõenäoliselt siin on üks inimene, kes on heas vaimses vormis. Ja see on ju mõtlema panev, eks? Ja 40% nendest inimest, kes on siin, kui nad töötavad, võiksid jõuda läbi põlemiseni. Ja läbi põlemise suurim probleem on see, et kui ta hakkab siit, siis ta lõpuks jõuab neerupealseteni. Jõuab selleni, et adrenaliin, kortisool ja testosteroon saavad otsa. Ja läbipõlenud inimene ei suuda voodis püsti tõusta. Ta ei suuda enamasti läbipõlemise kõige viimases 5. faasis isegi helistada oma ülemusele, et ta ei tule enam tööle. Enamasti läbipõlemine ei ole mitte kunagi loodrite probleem. Kui sa oled laisk, lohakas ja ei viitsi midagi teha, siis see tõenäoliselt ei põle läbi. Sa oled siis selle 60% hulgas, kellega ei juhtu midagi. Kui sa oled see inimene, keda tööandja ihaldab, kes on ettevõtlik ja tahab olla ettevõtja sõltumata vanusest, siis see on sinu risk ja sa pead midagi tegema selle leevendamiseks. Ja kui me taandame kõik välistele valikutele, robotitele, kes meid aitavad, äppidele, mis midagi meelde tuletavad, siis me muudame ennast tegelikult vaimselt võimetuks. Ja suundumus sinna on suur. Meil kõigil on need asjad taskus. Ma siin ka aeg-ajalt vajutan seda, sest mul jookseb timer. Aga kui me vaatame, kas see läbipõlemine võib juhtuda sellises keskkonnas. Maailma kõige ideaalsemad, ihaldatumad töökohad. Oracle, Amazon, Cisco, Credit Karma. Siis palun, siin on numbrid. Credit Karma läbipõlemis osakaal inimestel 70,7, Oracle 63, Cisco, Amazon 59%, Intel 58, Microsoft 57, Apple, tõeline prestiižikas toode on ju,
läbipõlemise osakaal inimeste hulgas 57%. Noh, ütleme niimoodi, et keskmine number on 40, ilmselt seal on töötempo intensiivsem, mida intensiivsem töötempo, seda rohkem inimesi läbi põletatakse. Aga kui me ei treeni oma vaimset vormi, siis kui me oleme terved, siis me põrkume varem või hiljem kokku probleemidega. Ja siin ongi küsimus sulle, kas sina oled valmis homme? Pigem täna, sest homme tegelikult ei saabu kunagi, see on alati hea teada, et hakkan õppima homme ja ei hakka õppima kunagi. Kas sina oled valmis täna midagi tegema oma vaimse vormi jaoks? Ja probleemi fundamentaalne allikas on tegelikult seismine ja aktiivsus. Me reageerime kõigele. Ja miks me reageerime on see, et meil puudub teadvustamine, teadlikkus. Võime olla kohal. Kui sa kuulad mind ja ei tee midagi muud. Kui sa ei mõtle sellel ajal ja lihtsalt kuulad mind, siis sa oled kohal. Kui sa juba mõtled sellel ajal, siis sa oled kuskil mujal oma mõtetes. Kui sa tunned, et ma ei tea, mul on pissi häda või tahaks ära minna, siis sa ka ei ole kohal, siis sa keskendud oma hädale ja sa ei kuule, mida ma räägin. Ja see teadvustamisvõime, ringi hulkumine on väga suur probleem, me sünnime teadlikuna. Enamasti kusagil elu keskel on väikene selline tippet, kesk ja kriis, et midagi peab elus veel olema. Ja siis me tihtipeale unustame selle ja vajume uuesti tagasi õndsasse alateadvuse maailma, kus sünnivad stress, läbipõlemine ja paljud muud hädad. Tegelikult me võiksime elada seal 100% peal kogu aeg. Selleks on vaja hetkest teadvel olla. Ja kui me jätame oma elu alateadvuse meelevalda ja meil ei ole teadlikku ja teadvustatud elu juhtimist, siis sellel on olemas ka reaalsed probleemid. Ja need on uuritud ja nende tulemus on siin. 50% ajast tegelikult meie sisemaailm ekseb ringi kuskil mujal kui see, kus me oleme füüsiliselt kohal. Mis tähendab, et me tegelikult ei pane tähele ja kui me ei pane tähele, siis tuleb välja, et kui meil kulub 23 minutit, et uuesti keskenduda. Ja 45% keskendumishäiveid tuleb sellest, et need on meie enda tehtud. Kolleeg pillab pliiatsi maast, aga me ei oska keskenduda. Ja koolis meil öeldakse, et keskendu, aga ei õpetate keskenduma. Ja tegelikult siin pildil on probleem ja lahendus korraga. 2 tükki järjest. Mis on pildil valesti, kas keegi paneb tähele? Siin on pilt õigesti. Oled selle tegevuse juures, millega sa tegeled. Eelmisel pildil ei olnud sa selle tegevuse juures, millega sa tegelesid. Ja seal ongi tegelikult fundamentaalne probleem tulla kohale, olla kohal, teadvustada, kus sa oled, mida sa teed ja miks sa teed. Ja kui me vaatame seda, et kas teadlikkuse kasulikkust on tõestatud, siis selle kohta on tänases maailmas 10 000 teadusartikleid. Siin paar näidet. Tõesti, nii stressi vähendamise võime kui enesekindluse ja tõstmise võime on olemas. Ja lahendus on tegelikult siin slaidil. Meil on vaja keskenduda sellele teisele poolele. Kui vaimne tervis on skaala, ühes otsas on halb ja teises otsas on hea, siis küsimus on, mida sa teed selleks, et olla seal otsas, kus on hea ja mitte sattuda sinna otsa, kus on halb. Sina liigutad seda skaalat. Keegi teine seda ei liiguta. Sina liigutad seda skaalat. Ja kui sa liigutad seda õigesti, siis sa oled kaasuv, sa oled tõhus oma tegutsemises. Sul on taipamisi, sa võtad initsiatiivi, sul on hea kontsentratsioonivõime, hea keskendumisvõime. Sa suudad hoida oma keskendumist valitud tegevusel nii kaua, kui on vaja. Lähed hommikul tööle, keskendud ühele asjale, lähed lõunapausile, tuled tagasi, keskendud samale asjale, lähed õhtul koju, lõpetad selle keskendumise. Ja lähed koju, siis keskendud oma perele, koerale, kassile, vabale ajale, jooksmisele, spordile ja enda vaimse vormi treenimisele. Ja segadus tekib tegelikult sellest, et meil on 2 liiki objekti, välised ja sisemised. Me need sisemisi ei taha teadvustada objektidena, omi mõtteid, omi tundeid, omi emotsioone, oma teadlikkust. Ja tulemus on tegelikult ju siis näha, et vaimse tervise probleemid on suuremad probleemid, stress ja läbipõlemine kui füüsilise tervise häired töökohtades. Ja kui me vaatame, et kas tööandjale on kasulik sellega tegeleda, siis ma väidan, et on, sest kaotada võib üle 3800 euro töötaja kohta kõrgema palgalistel töökohtadel ja madalamatel palgalistel töökohtadel sisuliselt kuskil 800 eurot. Ja kui me vaatame, et kas see on tasuv investeerida vaimsesse tervisesse, siis Deloitte jõudis uuringule tulemusel selline välja, et 10,2 on tasuvus
aga ainult 9% inimesi on treeninud vaimset tervist. Ja kui me paneme nüüd siia väikse arvutuskäigu, trahv 32 000 eurot, need summad, ja teeme siis 15 töötajaga ettevõttele või töökohale kalkulatsiooni, siis me arvestame, et 87 500 euri võib olla kahjum aastas, mida me ei teadusta. Ja mulle öeldakse, et mu aeg hakkab läbi saama siin, mis on selles suhtes hea, et ma olengi tegelikult jõudnud lõpuni ja öelda teile seda, et tasuvuse kohta on näiteid vaimse vormi treenimise tasuvuse kohta palju. Aga me peaksime midagi tegema inimesena, tööandjana ja ettevõtjana. Ja me peaksime tegelikult oma vaimset vormi kasvatama ajas. Ja kui me kasvatame seda ajas, siis siin on slaid, mille peal on ägedad näited. Kuidas inimesed, kes on üle 70 või üle 90 aastased, teevad midagi maailma tipptasemel. Ja küsimus sulle on, kas sina elad oma elu nii, et olla nende inimeste hulgas, kes teevad kõrges vanuses oma loomingu tippsaavutusi. Võiksid ju olla. Inimese aju on neuroplastiline ja treenitav. Ja see on kõige olulisem asi, kui te võite kõik muu ära unustada, jätke meelde. Inimese aju on neuroplastiline ja treenitav. Treenige siis seda. Ja kui me treenime seda, siis töö ei ole tüütu kohustus, vaid ta on tegelikult tegutsemine teiste hüvanguks. Muuta ongi vaja sul sinu enda suhtumist. Ja kui sa seda teed, siis sa võtad vastutuse endale ja ei lükka seda teistele ja saavutad sellega vabaduse. Ükstapuha, mis ümberringi ka ei toimu. Aga ma tänan teid. Aitäh, Kaules. Nüüd on jälle mõtteainet, kuivõrd palju tuletan veel meelde, et seda saab pärast järele vaadata.